Tere, mina olen Tõnis Tikerpää, Microsofti pilvelahenduste arendusjuht Primendis ja alustame oma webinariga. Tänaseks teemaks on siis tehisintellekti kasutamise võimalused ja juurutamine ettevõttes. Ja räägime seda siis Microsoft Copiloti võtmes. Antud slaid siin esipildil on ka tehtud Copiloti AI-ga, et milleks me peame AI-st rääkima on see, et maailm muutub kiiresti, tööstused muutuvad, majandus igasugused tegurid, mis majanduskasvu soodustavad, arenevad ja nii edasi, et tehnoloogia on sellises pöördepunktis. Ütleme ausalt, et 10 aastat tagasi mul oli umbes samasugune slaid, kui ma tegin seminare. Tookord ei olnud nii palju webinari vormis esitlusi, vaid olid kohapealsed seminarid. Täna on see liikunud rohkem nii-öelda veebipõhiseks. Aga pilt oli sama, et maailm muutub ja tookord ma rääkisin siis pilvetehnoloogia nii-öelda tulekust. Täna on siis see pilvetehnoloogia on meil igapäevaelus ilusti juurdunud, see on nagu nii-öelda meie jaoks tavaline, aga mis siis on nüüd uut, mis nii-öelda muudab siis maailma ja ka ettevõtlust päris nii-öelda suurel määral. Tegu on siis nii-öelda siis AI-ga, tehisintellektiga, kui me vaatame nüüd ka neid eelmisi tehnoloogilisi trende näiteks, mis on siin nii-öelda maailma muutnud, majandust muutnud, siis kui me räägime nutiseadmete tulekust, interneti tulekust ja nii edasi, siis selle nii-öelda kasutuselevõtu kasvukõver on selline ülesjoones minev, aga kui me räägime siis näiteks AI lahendusest ChatGPT-st, siis see oli selline püstloodis üles, kasutuselevõtt oli 3 kuuga oli 100 miljonit kasutajat. Et see näitab ka siis selle AI sellist ühelt poolt mõju inimestele ka tavaelus ja nüüd me peame ka võtma siis selle nii-öelda oma ettevõttes või mõtlema läbi, et mil määral AI kas täna tulevikus meie siis nii-öelda äri võiks kuidagi mõjutada ja arendada. Ja kui nüüd vaadata sellist kogu maailma SKP nii-öelda kasvutrendi, siis on see käinud ka nii-öelda kaasas selliste tehnoloogiate kasutuselevõtuga alates siis siin aurumasinatest ja sealt edasi viimasel ajal, kus siis olid arvutid tulid, internet tulid, nutitelefonid ja selle eelviimane on siis see pilvetehnoloogia, millest ma rääkisin. Siis AI on nüüd see järgmine mõjur, mis siis mõjutab ka nii-öelda siis seda SKP kasvu, ehk siis kõik ettevõtted siis nii-öelda, kuidas see enda kasuks nagu tööle panna, et see siis nii-öelda ettevõtte eesmärke teenima panna. Et pilvetehnoloogial me täna enam ei mõtle, eks ole, kus meil need andmed parasjagu on, kus meil asuvad e-mailid, kus me chatime ja nii edasi, et see on selline tööriist, mis on iga päev kasutuses, eraelus samamoodi, eks ole, ei ole meil enam CD-sid, mälupulkasid, kõvakettaid ja nii edasi, meil on, ma ei tea, telefonipildid on ilusti kuskil pilves, kõik on nii-öelda normaalsus täna, ja nüüd on ka see AI tuleb meile siis nii-öelda uksest ja aknast sisse ja mingi aja pärast me vaatame 5 aasta pärast tagasi, et see on jumal normaalne, et tehisintellekt teeb siis mingisugused toimingud kas meie eest ära või teeb nii-öelda siis lihtsustab meie elu või on selline nagu meie igapäevaelu nii-öelda siis abimees, ütleme nii. Mis siis veel väike fun fact siia, et Microsoft siis, kui ta selle Copilotist nüüd räägime, siis tegi selle eelmine aasta siis esimese piloodi 500 suure ettevõttega ja siis tehti pärast küsitlus, et nende ettevõtte töötajate hulgas, et kui tõenäoliselt sa siis loobuksid Copilotist versus tasuta nii-öelda lõunasöök, siis
enamus vastanutest ütles ikkagist, et pigem loobun sellest tasuta lõunast, aga sellest nii-öelda tehisintellekti Copiloti tööriistast ma loobuda ei taha. Natuke veel, kus need küsitlused, mis ma siin mõned nüüd ka ette toon, mõned nii-öelda trendid või siis statistika on siis tehtud 31 000 inimese nii-öelda käest küsitud. Eestit küll seal küsitletute sees ei olnud, aga ta annab mingi üldpildi meile ikkagist sellest, et mis see nii-öelda siis meeleolu ja tunnetus on, eks ole. Et mis on põhiline, tegelikult see esimene punkt ka, et töötajatel ei ole piisavalt aega ja energiat, et kui sa küsid ka eestlase käest tavaliselt, et kuidas läheb, siis vastus on reeglina, et oi, mul on nii kiire, et ei jõua midagi ära teha, tööl on nii kiire ja igal pool on nii kiire, et see on niisugune tavaline asi, et tööd on nii palju, ei jõua ära teha, siis ongi nüüd järgmine jutt ka, et kui ma siin näitan ja demon teile enda asju, et siis vaadata ja mõelda, et kuidas siis võib-olla see leevendaks seda nii-öelda valu või seda, et aitaks teil seda aega nagu võita ja kokku hoida. Ja hästi palju, mis meil teine punkt on, siis kuulub hästi palju aega igasugustele suhtlemistele, on see siis e-maili vahetused, tänapäeval on siis ka rohkem ja rohkem aina chatid, grupichatid töö juures ja nii edasi. Koosolekud, online kõned, hästi palju vanasti käidi koha peal, eks ole, nüüd tehakse neid üle Teamsi või online'is muude vahenditega ja neid koosolekuid on selle võrra tegelikult rohkem ja kiiremini saab teha, sa võid päevas teha rohkem ja rohkem koosolekuid, kuna sa ei pea edasi-tagasi liikuma. Aga jällegist, et see ajakulu, eks ole. Ja jube vähe jääb meil siis tegelikult aega sellisele nii-öelda siis sisu loomisele, et ja 87% vastanutest arvas, et tehisintellekt kasutuselevõtt annab neile siis konkurentsieelise. Ja mis veel on, mis ka esimene punkt, et juhid, mis on siis öelnud, et tehisintellekt tõenäoliselt siis pakub siis nii-öelda rohkem väärtust ja tõstab tootlikkust versus see, et nüüd ta asendab kellegi inimese töökoha. Seda ka küsitakse päris palju, kui ma räägin sellest AI-st ja Copilotist, et põhiküsimus on, et varsti inimesi ei olegi vaja, et AI teeb selle töö ära. Tegelikult nii ei ole, pigem on see, et inimesed saavad tänu sellele, ma näen rohkemgi keskenduda sellele sisu loomisele ja selle väärtuslikule tööle, et ütleme siis mitte rumala töö, vaid selline nagu ajakuluka ressursi raiskamise saab siis AI teie eest nagu ära teha. Ja jah, et inimesed on täitsa nõus selle kasutusele võtma, kui nad näevad seal kasu. Mis siis tuleks nagu läbi mõelda oma ettevõttes, et mis on siis organisatsiooni eesmärk tehisintellekti kasutamisel, mitte lihtsalt öelda, et AI on siin, et nüüd peab AI-d kasutama, kuna kõik räägivad sellest ja see on nagu kasulik, et mis ta siis eesmärk on, mis ta siis võiks nagu, kust tast võiks nagu abi olla, mis on need valupunktid, mida tehisintellekt võiks lahendada, on see siis mingi ajasääst, on see siis mingisugune rahaline kasu, mis iganes on. Et mis on siis täna võimalused tehisintellekti osas, et kui me räägime Copilotist, siis see on selline üsna nagu valmis lihtne asi, mida nagu kasutusele võtta, et ei pea hakkama nagu ise midagi väga juurutama, ma ei tea, aega raiskame, et nüüd võtame plaani ja nüüd tahame, et AI oleks meil kasutusel aasta pärast või 2 pärast, et ta on justkui nagu valmis nii-öelda lahendus teie siis keskkonnas. Kas on olemas andmestrateegia, et selline plaan ka, et kuidas siis infovarad hallatakse, inimesed, reeglid, protsessid ja muu asi. See on niisugune, mis tänapäeval, meil täna on ka siis suuremad ettevõtted just nii-öelda käivad läbi niisuguse IT-teekaardi, mida ka EAS mingil määral toetab, et saab nagu siis
kogu selle nii-öelda siis selle andmestrateegia, turvalisused ja kõik muu nii-öelda siis ettevõttes nii-öelda struktureerida. Et see tuleb siis nagu väga läbi mõelda, et mis see nagu plaan on, et kus meil need andmed on, kes ligi saab ja nii edasi, nii edasi. Et selline asi tuleks läbi käia, et see turvalisus on ka, selle AI puhul on väga tähtis. Et kui me täna võib-olla inimesed käivad andmeid kuskil nii-öelda võtmas ja ligi pääsevad sinna, kus nad saavad, aga kui nüüd paneme selle AI ja selle Copiloti tööle, me saame justkui nagu pärida selle AI käest igasuguseid küsimusi ettevõtte andmete pihta, siis me peame kontrollima ka, et õigel inimesel on ikkagist õigetesse andmetele ligipääs, et ei ole seda liiga palju, et teatud andmetele ei tohiks võib-olla ligi saada, et see tuleks ka läbi mõelda. Kas siis ise majas, kui on olemas IT-inimesed või siis partneriga, siis turvapool ennem nagu läbi käia, et on kindlustunne ja siis saab selle Copiloti kasutusele võtta. Just. Ja just, kui me nüüd räägime Copilotist, Copilot for Microsoft 365 on see täpne nagu nimetus. Et siin ei tasu segamini ajada, on ka olemas Microsoft Copilot ja siis on Microsoft 365 Copilot. Et see Microsoft Copilot on siis tegelikult juba kõigil teil kasutusel nii-öelda võimalik kasutada, kellel on olemas juba mingisugune Office 365 või Microsoft 365 litsents. Siis kui te lähete copilot.microsoft.com, siis saate siis seal nii-öelda seda ChatGPT laadset nii-öelda funktsionaalsust kasutada, teha päringuid, aga siis mitte nii-öelda ettevõtte andmete pihta, vaid nii-öelda siis lihtsalt seda ChatGPT laadset funktsionaalsust kasutada avalike andmete pihta ja siis teie siis neid päringuid ja neid siis ei kasutata Microsofti selle OpenAI nii-öelda mudeli nii-öelda koolitamiseks, et ta nagu turvalisem teha. Aga kui me täna keskendume ikkagi sellele Microsoft 365 Copilotile, siis on see kasutatav läbi meile kõigile tuttavate rakenduste, teeme demo ka, vaatame läbi kõik need rakendused, Word, Excel, PowerPoint, Outlook ja Teams, et kuidas siis nendes rakenduses otse saab siis seda AI funktsionaalsust kasutada. Aga enne veel, kui läheme demo juurde, hästi kiirelt, lühidalt vaatame üle, kuidas see nagu süsteem, siis nagu Copiloti süsteem tehnoloogiliselt töötab, eks ole. Et ta koosneb tegelikult 3 osast, ühed on siis need meie tuttavad rakendused, Word, Excel, PowerPoint, Teams, OneNote ja nii edasi. Siis on olemas meil Microsoft Graph, kus on siis teie nii-öelda andmed, failid, emailid, chatid, kalendriinfo ja nii edasi ja kogu see turvalisuse pool, ligipääsude info. See on siis teie kõhus, kus teil on siis need Microsoft 365 andmed. Ja siis on LLM mudel ehk siis see ChatGPT-laadne siis inimkeeli saad küsida ja ta inimkeeli saab siis sulle nii-öelda siis vastata või siis käsklusi anda. Aga siis kasutaja teeb oma, ütleme, Wordist mingisuguse päringu, käiakse siis Microsoft Graphis vaatamas, kas andmed, mille kohta ta päringu tegi, käiakse läbi, saadetakse see siis järgmisena siis OpenAI sellele LLM Large Language mudelile, mis saab siis sellest päringust justkui nagu aru, töötleb seda ja saadab samamoodi tagasi sinna Microsoft Graphi ja vaadatakse üle see päring ja vaadatakse üle need ligipääsud, see päring sellel kasutajal on õigus neid infot saada, kõik teie chatid, kontaktid, emailid, failid ja selle pealt siis genereeritakse teile vastus. Kas siis lihtsalt vastuse näol või tehakse juba mingi valmis dokument sellest või email genereeritakse ja nii edasi. Et selline on see selline väga lihtsustatud mudel ja et see ongi see, kuidas siis see Copilot nii-öelda toimetab. Okei, aga mis on need kasutuselevõtu tingimused, et te Copilotit saate kasutada? Microsoft 365 Copilotit. Teil peab olema siis all üks Microsofti litsents.
on see siis e-litsentsid või on see siis business paketi litsentsid, nagu teame, siis business pakettidel on niisugune 300 piirang. Ja see tähendab ka seda, et maksimaalne Copiloti litsentside arv on 300. Hariduskliendid saavad samuti kõike neid Copiloti funktsionaalsusi kasutada ja mis siis ongi tingimus see, et just, et teil peab olema all kas siis ütleme business premium või business standard või business basic litsents ja põhitoode peab olema ka aastase lepinguga ehk te saate sealt neid litsentse osta siis kas kuupõhiseid või aastapõhiseid, aastapõhiseid saate ka kuukaupa maksta, aga te peate lihtsalt selle litsentsi aastaks nagu lukku panema. Ja olgu öeldud ka, et see Copilot on siis samamoodi, et kui te selle võtate, siis see kehtib teil aasta, et te ei saa seda kuukaupa võtta, et natuke proovin, et mis tähendab ka seda, et Copiloti puhul, mis on erinev nüüd sellest 365 tavalisest litsentsist, on see, et te peate ka aasta ette ära maksma. Et täna on need Microsofti tingimused sellised, võib-olla tulevikus muutuvad, aga mina siin lihtsalt räägin täpselt sellest, nagu asi on. Ehk et kui te tahate Copilotit kasutusele võtta, siis peate aastase litsentsi ostma oma põhitoote peale ja saate seda siis aasta aega kasutada. Kui teil on küsimusi nüüd webinari ajal, siis teil on seal see Q&A või küsimuste chati nurgakene ka, et julgelt pange need küsimused teele, pärast lõpus ma käin need üle ja proovin teile vastata ja mis ma ei jõua vastata, siis saame teile e-mailiga need koos presentatsioonide ja videodega saata. Jaa. Nüüd on ka see, klatime selle asja ka kohe ära, et keeled, millega siis seda Copilotiga, selle ChatGPT või siis selle Copilotiga siis suhelda saab, mis keeles talle saab käsklusi anda ja mis keeles ta sulle siis nagu vastab, on siis ilusti loetletud siit ja kui te nüüd olete selle läbi vaadanud, siis eesti keelt me siit ei leia veel, eks ole. Aga jaa, nagu siin all on ka kirjas, et Microsoft neid keeli sinna aina juurde lisab, et kui ta nüüd tuli välja, vist oli veebruaris, märtsis, siis oli seal ainult 7 keelt, et siin paari kuuga on siia neid kõvasti juurde lisandunud ja olen üsna kindel, et eesti keel siia ka peagi tuleb. Aga pead ei julge anda, et millal, et ma väga loodan, et võib-olla selle aasta jooksul ikkagi tuleb see eesti keel ka siia, et oleks nagu lihtsam. Aga täna peame siis arvestama et ka ma demo, mis ma teen, on siis ka ingliskeelsete päringutega. Okei, aga võtame siis demo ette ja alustame Outlooki, et mis me siis saame Outlookis Copilotiga teha. Nii, esimene asi, mis me saame teha, väike jälle vihje või mainimine, et Copilot töötab uues Outlooki versioonis. Kes ei tea, siis väljas on siis uus Outlooki versioon, et seda saab ilusti siit Outlooki paremast ülevast nurgast sisse lülitada. Ja siis tuleb ka see Copiloti funktsionaalsus ilusti teile juurde sinna. Okei, ütleme nii, et meil on tulnud mingi kiri, kuidas see Copilot saab siis meid aidata. Ütleme, et meil on kiri sisse tulnud, oleme selle läbi. Copilot saab aidata meile siis e-mailidega vastata ja ta kohe, nii kui ma ütlengi replay, siis ta annab meile siia kohe ka soovitused, et ta saab sellest loeb selle kirja ise läbi ja annab soovitused, mida siis vastata. Ütleme, et okei, ma saan ka siia ise talle teksti ette kirjutada, et ole hea, aita mul formuleerida midagi, aga võtame hetkel siis
valmis nii-öelda talle soovitusliku vastuse, et seal oli mingi probleem, oli siis maksude mingisuguse esitamisega ja siis kohe annab sulle siis nii-öelda valiku, et okei, ole hea, vabanda ja saada talle kiri vastu. Ja siis saadabki nii-öelda kirja, genereerib selle teie info põhjal ja isegi käib välja siis soovituslikud ajad näiteks kohtumiseks. Copilot vaatab teie kalendri ilusti üle ja vaatab teile vabad ajad ja saadab siis sellele nii-öelda kliendile või kellele iganes, saadab siis üks valmis formuleeritud kirja koos juba sinu kalendris olevate vabade aegadega, et kuuled, et saame kokku ja või teeme online kõne ja vaatame üle. Vaatad selle kirja üle, okei, sobib ja saadame ära. Okei, selle on niisugune nagu siis üks-ühele kiire vastuste saatmine e-mailidega, on ju. Mis veel on niisugune hea funktsionaalsus on see, et kui tekivad niisugused pikad kirjavahetused, on ju, replay, teil on seal mingi 10 e-maili juba seal kuskil all, eks ole, tulete tööle ja vaatate, postkast on täis neid igasuguseid pikkasid kirjavahetusi, siis te saate Copilotiga siis kokkuvõtte teha. Et ole hea, tee mulle sellest pikast e-maili suhtlusest üks niisugune kokkuvõte. Annab ilusti kokkuvõte, kes mida on rääkinud, kirjutanud ja saab siis ka minna siis otse nendele e-mailidele juurde, et kus see e-mail on, millest siis räägiti, on ju, et antud juhul siis räägiti mingisugusest varuosadest, on ju, okei, vaata, mis seal täpsemalt räägiti, klikin sinna siis nii-öelda selle nupukese peale ja viib mind sellesse kirjavahetusse. Okei. Kiire niisugune ülevaade, kokkuvõte ja jällegist aja kokkuhoid, et see on põhisõnasid siin ka kogu selle Copilotiga, et nii palju kui mina olen seda kasutanud siiamaani, siis ma näen ka just niisugust enda jaoks niisugust suuremat kasu just niisuguse aja kokku hoiu mõttes. Okei, mida veel? Kirjutame uue meili ja saame samamoodi siis selle asemel, et ise hakata pikka e-maili valmis kirjutama, ütleme, et okei, ole hea, koosta nii-öelda siis niisugune draft minu eest, kirjutame sinna siis mõned märksõnad, laused ja laseme siis Copilotil seda teha. Samamoodi me saame siit ka siis muuta siis selle Copiloti poolt genereeritud teksti tonaalsust, kas ta on neutraalne, casual, formaalne või siis saad isegi lausa luulevormis siin teha, eks ole, ja pikkus samamoodi, kas ta on pikk või lühikene ja nii edasi, ja siis laseme selle e-maili oma poolt, siis sidendi poolt, mis me oleme andnud, siis genereerida Copilotil. Okei, vaatame selle e-maili üle. Tundub, et sobib. Keep it. Ja nii-öelda saame siis välja saada. Mis veel, võtame siis näiteks draftidest, kui see nüüd aitab siis, üks asi oli see, et aitas siis nii-öelda e-maile kokkuvõtet teha, teine asi on see, et aitab siis genereerida neid e-maile teie eest ja samamoodi saab ta ka siis natukene siis anda soovitusi, et kui meil on see Copiloti uus Outlook ja Copilot ilusti olemas, siis on see väike nupukene üleval Copilot ja oleme siin valmis kirjutanud niisuguse emotsiooni pealt ühe kiire kirja näiteks on ju, aga enne kui ära saadame, ütleme, et Copilot, ole hea, aita mul natukene siin see üle vaadata ja anna soovitusi, et kas see minu vastuse osas. Ja Copilot siis ütleb ka, et antud kiri võiks olla natukene viisakam ja nii edasi, et siis annab siis mingisuguseid soovitusi, et selle asemel, et ma olen väga tige võiks olla, et olukord on väljakutsuv ja nii edasi, et see on ka siis üks selline funktsionaalsus, mida Copilot saab teha. Okei, nii palju siis Outlookist. Jah, ja see keel on üks asi, üks väike nipikene teile siia ka, et kui te kasutate
näiteks Copilot, kuidas mina olen kasutanud siin inglise keeles, siis tegelikult Office'is on olemas Translate, et nii Wordis, Excelis, PowerPointis, Outlookis, igal pool. Et kui te näiteks valite selle teksti, nii-öelda märgistate ära ja parema hiireklõpsuga võtate sealt Translate, ehk siis ongi see, et lasete tal mingisuguse kirja valmis teha või mingi dokumendi valmis teha ja siis päris hea on see nii-öelda siis see tõlkemootor seal taga, et päris tihti kasutan seda otse Wordi rakendustes või nendes Office'i rakendustes seda tõlget, parem hiireklõps, Translate Eesti peale ja läheb välja. Okei, nii, aga hüppame korra Teamsi, mis meil siis Teamsis on, kuidas me Teamsi, just nagu ma rääkisin, oli see aja kokkuhoid, et ütleme, meil on koosolekuid, kalender pidevalt täis ja igale poole isegi ei jõua, eks ole, et ma vaatangi, et mul on siin üks koosolek näiteks käimas ja hüppan poole pealt sisse. Nii, täitsa minu pilt on siin, peaaegu. Ja mis see Copilot siis teeb, on see, et ta sai aru, et ma jäin natukene koosolekul hiljas, koosolek nii-öelda toimub juba ja viskab mulle siis nii-öelda akna juba lahti, et ole hea, ma pakun sulle siis seda recap'i, et kuidas siis mis koosolekul on nii-öelda räägitud, mis on seal toimunud, ma teen sulle väikse kokkuvõtte. Mis tähendab seda, et koosolekul, selleks, et Copilot saaks seal nii-öelda sees toimetada, peab olema sisse lülitatud siis salvestamine ja transkriptsioon või transkript, eks ole. Et see on igal Teamsi koosolekutel saate selle siis alguses sisse lükata või mis meie nüüd teinud oleme, kui meil on sellised Pan-Baltic koosolekud iga nädalased ja nii edasi, siis tegelikult saab nendel korduvatele koosolekutele Teamsis ka nii-öelda öelda, et automaatselt koosoleku ajal on siis salvestamine ja transkript sees. See on igal juhul mõistlik, sellepärast et see transkript jääb siis igast koosolekust, kui te teete nüüd inglise keeles või nendes toetatud keeltes, on ju. Et see transkript jääb teil alles, et kui tulevikus on vaja siis midagi sealt nii-öelda vaadata, et mis räägiti ja nii edasi. Ja Copilot ongi siin, näitan ka hiljem, et just selle hiljem nende memode tegemisel ja kõigel muul on nagu super abiline, et see on minu jaoks on see üks kõige rohkem enim kasutatud funktsionaalsus, mida ma ise teen. Aga jaa, et ütleme nii, et ma hüppasin praegu siia koosolekule sisse, annab mulle kohe siis ülevaate, et okei, siin on räägitud mõndadel teemadel, mis siis parasjagu on käimas, on ju, ütlen, et okei, soovita mulle ka mõned siis nii-öelda järgnevad küsimused, et mida ma saan siis siin esitada. Okei, annab mulle kohe siis mõned küsimused ette, et mis sellest, et ma siin poole pealt sisse hüppasin koosolekule, saan nagu ülevaate, millest on räägitud ja annab ka siis soovituse, et mis küsimused võiks siis veel esitada siin koosolekuleks. Et see on niisugune kiire abimees ja mis on veel variant, ongi see, et mõndale koosolekud kattuvad või ei jõua, eks ole, et sa ei jõua koosolekule poole pealt, vaid üldse kohale ei jõua, siis pärast lähed lihtsalt ja teed selle nii-öelda kokkuvõtte ja vaatad, mis seal nagu räägiti. Et igast koosolekust jääb siis siia chati alla selline nii-öelda kokkuvõte Teamsis sellest koosolekust, kes osales, millal alustati, millal lõpetati, mida chatiti, mis faile jagati, siis seesama video sellest, kui see nii-öelda pandi salvestama. Ja me saame ka teha siis nii-öelda kokkuvõtte siit ülevalt recap nupu alt ja saame vaadata, et mis märkmed siis tehti, kes mida rääkis, mida mainiti, keda mainiti kuskil ja sinna
ka ilusti, kes rääkis, mis ajal rääkis ja nii edasi. Ja siin samamoodi on ka see transkript, nagu ma ütlesin, jääb ilusti alles kogu sellest vestlusest, kes ütles, mida ütles, millal ütles ja selle põhjal siis me saamegi, kui me võtame nüüd siit Copilot nupu jälle, igal pool siis, kui on Copilot kasutusel, siis nagu ma ütlesin, Wordis, Excelis, PowerPointis, OneNote'is, Teamsis, igal pool on siis niisugune nupukene abimees meil. Kui me siia nüüd vajutame, siis saame siis, näete, eelnevalt on mul juba ette antud siia see recap, mis ma tegin juba, aga saame ka siia kirjutada talle käsklusi. See on see LLM-i osa, ehk siis inimkeeli küsin, tema mulle inimkeeli siis kas vastab või siis, mitte ei vasta, vaid kohe siis teeb mingisuguse toimingu, eks ole. Et küsin, et mis otsuseid siis tehti. Ja genereerib mulle kohe selle transkripti pealt selle info, mis otsuseid antud koosolekul tehti. Et saab mingisuguseid tegema siis üks väikse ideede korje ja nii edasi, eks ole. Ja ka saan öelda näiteks talle siis, ta annab jälle iga kord annab mulle ka siis neid otse soovitusi, et kas ma küsin ise siit tekstiväljalt või siis kasutan neid tema poolt antud soovitusi, et ole hea siis genereeri mulle siis need tegevus kava, et mis peab siis tegema. Et see on nagu super, tundub nagu lihtne asi, aga kui tüütu on tegelikult teha neid koosoleku järgseid igasuguseid, memo ja siis on need tegevuskava, kes mida peab tegema, mis räägiti ja nii edasi. Et seda, kui on meil ingliskeelsed koosolekud ja kõned, siis seda ma kasutan väga-väga palju, saab ka tõsta siit selle kokkuvõtte ilusti copy-paste kuskile omal selle koosoleku memode OneNote'i, mis räägiti, mis olid need otsused, mis jäid siis tegevused, kes mida pidi tegema, et see on nagu super ajavõit minu jaoks vähemalt. Nii, minu lemmik rakendus Excel, naljaga pooleks öeldud, kuna ma ise seda liiga palju ei kasuta, aga jällegist Copilot teeb mul selle elu kõvasti lihtsamaks, sest et nagu me teame, siis Excelis nende valemite tundmine, kiirkäskluste andmine ja nii edasi ei ole võib-olla kõige lihtsam, siis Copiloti abiga saame nüüd neid asju teha siis jällegist lihtsamini, kiiremini, neid käsklusi anda talle siis inimkeeli, et samamoodi meil on siin üleval ka Excelis selline Copiloti nupukene ja vaatame, mis ta meile siis teha lubab. Okei, esimene asi on see, et kõik ennem kui Copilot saaks siis hakata toimima, peame ta siis tabeliteks konverteerima, ühe nupuvajutusega annab ka esimese soovituse, et ole hea, konverteeri see tabeliteks, see on kohe tehtud ilusti. Ma ei pea otsima siit kuskilt seda käsklust ülevalt, käsurea pealt. Ja siis on siin erinevad kohe soovitused ka, et kas siis lisa mingi veerg, too midagi välja, sorteeri, filtreeri, analüüsi, kiired käskluse või käsklused ka siis Copilotile, mis on tema poolt välja pakutud või ma saan hakata siis oma käsitsi siit küsima ta käest või käsklusi andma. Aga ütleme, et siis too välja midagi või märgista ära, eks ole, highlight ja saab kohe öelda, et okei, tee tumedaks kõige 10 kõige kasulikumat toodet, mis meil siis aasta jooksul müüdud on, eks ole. Okei, tegi ilusti tumedaks. Siis kas me nüüd kirjutame siia, kasutame neid kiirkäsklusi või siis on siin alati nupukene on siis ette antud nende promptidega, et käsklustega või päringutega, ei teagi, mis see hea sõna eesti keeles on,
aga tõsiasi on see, et tulevikuoskus, kui me nüüd räägime nii-öelda siis oskustöölistest või siis nendest, kuidas on siis sisuloojatest, kes nagu teevad seda nii-öelda, loovad siis neid andmeid ja sisu ja seda väärtust loovad, on ju, siis nende uus oskus, mida töökohal peab nii-öelda siis omandama, on siis selle promptide ehk siis nende käskluste või nende siis nii-öelda oskus, kuidas neid siis anda, on ju. Et samamoodi nagu kõik eraelust võib-olla on proovinud seda ChatGPT-d, on ju, kuidas AI-ga suhelda, siis see oskus, et kuidas sa selle nii-öelda selle päringu teed, et see siis vastava tulemuse sa sealt ka saad, on ju. Et see on üks oskus, jah, mida vanasti, aitas meid Google, pidid oskama guugeldada, aga sealt pidid jällegi hakkama edasi sorteerima, minema, on ju. Aga nüüd see, mida parema käskluse, mida parema nii-öelda päringu sa teed, detailsema ja lähed aina sügavamaks, on ju, Exceli puhul või Wordi puhul või mis iganes puhul, et see päringu tegemise oskus on see asi, mis tuleviku töökohal on üli oluline, on ju, et kas ta siis annab sulle need ette need päringud või sa siis teed neid ise, eks ole. Et see asi, see tuleb endale nii-öelda siis nii-öelda harjuda sellega ja endale nii selgeks teha. See on paratamatud, et varsti me hakkame kõik seda oskama, on ju, ja selle jaoks peab valmis olema. Aga ütleme jah, et ole hea, jällegist too välja siis need top 10 toodet nii-öelda siis märgist ära kollaselt, toob ilusti välja. Ja kus ta siis nii-öelda, mis ta siis nagu teeb ka, et me saame tegelikult ka vaadata, eks ole, et muidu oleks pidanud tegema nagu seda ise, mingisuguste päringute või käskluste kaupa, on ju, et me saame võtta siit ja vaadata, et mis ta siis nagu tegi, on ju, et ta tegelikult kasutas seda conditional formattingi ja tegi siis sellise nii-öelda käsureana ja tegi nii-öelda siis, et see 10 top toodet oleks ilusti ära välja toodud kollasena, eks ole. Et saame seda ka siin tegelikult minna sinna sisse, muuta, vaadata, mis ta siis parasjagu teeb. Mis veel? Ütleme, et lisa siis üks nii-öelda veerg ja nii-öelda total profit ehk siis kasumiga iga selle nii-öelda toote kohta, et kasutame ära siis nii-öelda kiirkäskluse add formula ja siis kirjutame siia käsitsi juurde, et mis täpsemalt me tahame siia, et ta lisaks. Ja alati on siin juures ka, et ta lihtsalt ei tee neid asju, vaid ka sa saad vaadata, et ta nii-öelda siis seletab sulle lahti, et mis ta siis parasjagu tegi, et ta siis seda nii-öelda räägib sulle lahti, et oleks arusaadav, mis ja kuidas ta tegi. Ja ütleb, et okei, ta tegi, siis tõi välja need nii-öelda top müüdavad tooted, kasumlikkuse ja saame selle veeru siia ilusti lisada. Siis küsime talt juurde, et küsime, et siis mis on siis nii-öelda see lõplik kasum, siis mingit konkreetse varuosa lõikes näiteks või mingi konkreetse rea lõikes, toote lõikes, jällegi anname selle käsu talle, selle asemel, et on kõike võimalik teha siin Excelis, eks ole, minna kuskile ja see form, nii-öelda siis see valem kuskile sisse kirjutada, kirjutame lihtsase inimkeeles talle ja teeb meie ees selle töö kiiresti ära. Annab meil ilusti siukse pivot või selle vaate, eks ole, ja ütleme, talle annab kohe soovituse ka, et lisa see siis meile uuele sheetile ja top 10 kasumi lõikes varuosa, mis me oleme siin nii-öelda selle aasta jooksul müünud. Et hästi sükene kiire hoiab aega kokku ja lihtsustab kogu seda igapäeva kontoritöö või töö tegemist, loomega töö tegemist. Nii palju siis Excelist. Igaüks saab siis mõelda, et kuidas see võiks tema igapäevaelu nagu lihtsustada.
Läheme Wordi juurde. Mida me saame teha Wordis? Võtame uue dokumendi ja siia üks variant on siis, kohe viskab ette, kuidas see Copilot on. Ole hea, selle asemel, et mina seda olen ka palju kasutanud, on ju. Et ma ei tea, laiskus või mis iganes see on, eks ole, ei viitsi või ei ise nagu trükkida pikkasid tekste ja nii edasi, võib-olla ei tulegi kõikide nende asjade peale, on ju. Anname talle kiiresti ühe käsu, on ju, et ma saan siis nii-öelda seda drafti luua, et ole hea, et mul on vaja teha üks ikka pressiteade, et meil üks varuosa oli, et meil on vaja see nüüd tagasi kutsuda, eks ole, et klientidele, et paari lausega annate jälle selle prompti ehk siis selle käsu või siis selle prompt eesti keeles on ju, kuidas see kõige parem vaste on ja annate talle selle ülesande kätte ühe lausega ja tema genereerib siis teile selle dokumendi valmis. Okei, vaatate selle dokumendi üle, saate siis kohe siia lisada näiteks, et mulle see ei sobi, tee see natukene formaalsemaks, 3 sõnaga ja kogu dokument Copilot käib läbi ja muudab selle formaalsemaks. Okei, mulle see nüüd sobib ja jätame selle. Jällegist vaatame, mis käsklusi me siin Copilotiga juurde saame teha. Jälle nupukene üleval paremal Copilot. Ja saame siis küsida küsimusi näiteks, annab sulle jälle vastu nii-öelda siis valikuid, kas ma teen siis kokkuvõtte sellest dokumendist, küsi selle dokumendi kohta küsimusi või ma saan siit jällegist ise vabas vormis talle nii-öelda päringuid teha või siis annab ette siis nii-öelda meile siis mingisugused valikud, on ju. Noh, ütleme, et okei, küsime siis selle kohta või küsimuse, et kas see sisaldab ka mingisugust mainimist ja selle konkreetse varuosa nime kohta käib üle, mõni dokument on näiteks, ma ei tea, 100 lehekülge pikk, on ju, siis saad ka siit küsida küsimuse, et kas ja kuidas on ju, et kas seal mainiti seda, kas on seal sees ja nii edasi, on ju. Et kas antud see varuosa on mainitud? Jah, on mainitud. Okei, paneme kinni. Võtame siis selle lahti ja ütleme, et midagi võiks nagu veel olla, aga no ei tea, ise endal pähe ei tule, on ju. On siis kui nupukene kas või siin Inspire Me, on ju, et siis vaatame, mida siis Copilot soovitab siia. Okei, väga tore, et selline korduma kippuvad küsimused siia taha sobib väga hästi. Täpselt minu mõte, mida siis AI tegelikult minu eest ütles või mõtles. Ja vaatame selle dokumendi üle, ütleme, et okei, tundub niimoodi, et sobib. Teine variant, kui me ei taha nullist dokumente genereerida, siis mida ma olen ka kasutanud, ma näitan pärast PowerPointist, seda isegi olen rohkem kasutanud, et sa saad siis võtta mingisuguse nii-öelda siis alusdokumendi endale, mille põhjal siis genereerida siis uus dokument või presentatsioon või mingi muu asi. Et see ongi siis see, et ta võtab siis nii-öelda, saate siis ära määrata, et võtad ühe reference faili või 2, eks ole, et võta siis üks nii-öelda töökirjeldus ja ole hea, koosta mulle siis niisugune nagu siis tööpakkumise põhi või niisugune tekst selle kohta, on ju. Väga hea, võtab siis selle ühe töökirjade dokumendi ja teeb siis tööpakkumise selle pealt mulle ilusti. Okei, väga tore, jällegist vaatan üle, kõik sobib ja ütlen, et tee see sisse nii-öelda juhatus, see intro natukene nii-öelda mitte nii formaalseks, vaid natukene niisuguseks casualimaks. Jah. Nii on selle eesti ja inglise keelega, et muuda seda natukene seda formaalsust, okei, teeb selle nii-öelda ära, mulle see sissejuhatus ilusti sobib, mis ta seekord genereeris, siit saate ka vaadata erinevaid variante pakub, on ju, saate veel ümber kirjutada ja veel ja veel ja veel, on ju, aga ütleme, et antud juhul mulle see sobib, vaatame üle, okei.
see esimene lõik võib olla konkreetselt, see mulle võiks natuke teistmoodi olla, siis ma märgistan selle ilusti ära, jällegist Copilot abimehe nupp on mul siin ilusti kõrval, on ju, ja ütlen, et kirjuta see ümber. Ma isegi ei anna talle nagu sisendit, et kuidas ta võiks olla, on ju, või mis see tonaalsus võiks olla, vaid lihtsalt, et kirjuta see ümber. Okei, ja siis ta annab jällegist mulle siin 3 varianti, mille vahel ma saan siin kerida, okei. Ütlen, et see variant, mis on siis mulle praegu siia välja pakud, sobib paremini asenda. Võt nii, et sellega ongi siis see Wordis dokumentidega toimetamine, et kes peavad neid dokumente nagu genereerima, et siis mis ma olen nagu teinud just, et ma olen võtnud kas mingisugust pakkumiste põhjad ja teinud nendest mingi lihtsustatud ülevaate või siis presentatsiooni või võtnud paar dokumenti jällegist ja lasknud endale teha siis mingi kokkuvõtte, on ju, et ja kõvasti hoiab aega kokku, eks ole, et selle asemel, et neid asju tippida või hästi palju kasutatakse seda copy-pastet, mida ka mina enne seda Copilotit kasutasin, ongi see, et ma võtan siis mingit hunnik dokumente ja hakkan siis neid kopin ühe lõigu siit, teise lõigu sealt, siis hakkan neid muutma ja kõige hullem on minu jaoks see formuleerimine, on ju, et siis lähevad need fondid sassi, siis lähevad need asetused sassi ja nii edasi, on ju. Aga siin ta teeb seda kõike sinu eest või siis ütled talle, et ole hea, formuleeri nüüd need niimoodi ja naamoodi, on ju. Et see puhas jällegist antud juhul jälle ajavõit, missugune. PowerPoint, mida ma jällegist ise olen kasutanud, kuna ma neid esitlusi teen, webinare või siis koha peal inimestele või majas sees, et seda funktsionaalsust ma kasutan ka üsna tihti. Samamoodi jälle teeme tühja PowerPointi lahti, võtame Copiloti nupukese ja hakkame talle siis siin ette andma siis need käsklusi. Üks asi on see, et me saame siis tühjast kohast nii-öelda kirjutada talle, et jah, just ma jälle eelmisel webinaril ka mõtlesin selle peale, kui ma rääkisin, et oleks see vahend olnud mul kooli ajal, on ju. Et sinna saad ka kirjutada, üks asi on, sa saad teha siin nii-öelda siis käsklusi anda ja päringuid teha sinu enda töödokumentidele pihta või nendele dokumentidele, kus sul on ligipääs ettevõttes, olgu need dokumendid siis kuskil OneDrive'is või SharePointis või Teamsi gruppides või emaili sisud, chatid, kalendri sisud, on ju, siis ta käib kõikide nende pihta, on ju, ja siis kogub selle info kokku ja siis teeb sulle sellest siis nii-öelda päringule siis vastava kas dokumendi või sisu, eks ole. Ja teine asi on see, et sa saad ka küsida siis nii-öelda väljapoolt nii-öelda veebi infopõhiselt, et ole hea, kirjuta mulle referent või referaat või mingisugune presentatsioon, mis iganes teemadel Ümera lahing, eks ole, ja oleks mulle põmdi selle valmis teinud, eks ole. Et kas ta nüüd hea või halb, eks ole, aga kindlasti tänapäeval noored seda kasutavad, seda just kui me räägime ChatGPT-st, eks ole, ja natukene on ka see tuleviku, nagu ma mainisin, eks ole, tuleviku töö üks suur osa on ka nende päringute tegemise oskus, eks ole. Et vanasti mina, kuidas ma õppisin ka, kui läks kiireks, eks ole, kirjutasin neid spikreid ja asju, et aga sealt tegelikult selle üleskirjutamine ja läbitöötlemine oli sama hea kui selle õppimine, eks ole. Et nende promptidega siin samamoodi, et saab selle enda jaoks kõik tööle panna. Et kas ma kirjutan talle lihtsalt käsu, et ole hea, tee mulle mingi valmis X teemal, eks ole, või ma ütlen, et jällegist, et võta see sama dokument, eks ole, ühe selle siis töötaja onboardingu dokument ja genereeri sellest siuke presentatsioon, et kui mul nüüd need inimesi siin värban ja teen, et mul on hea siis teha sisse elamiseks, sisse juhatuseks selline presentatsioon sellele inimesele. Ja siin me saame samamoodi PowerPointis hakata seda siis oma tahtmist mööda Copiloti abiga kiiresti
muutma, formuleerima ja ütleme, et ole hea, organiseeri või siis kategoriseeri siis presentatsioon. Ennem kui meil oli siin lihtsalt jada, siis PowerPointis on võimalik siis teha ka siis niisugune, et sul on need kategoriseeritud, sissejuhatus, agenda ja ülevaade ja nii edasi ilusti, eks ole. Mis me veel tahame teha, et ole hea, lisa siia üks slaid ja räägi meie ettevõtte siis nii-öelda motost. Teksti ilusti siia kirja käsklusena ja tema teeb seda siis ilusti teie eest, lisab siia uue faili, paneb selle moto siia ilusti kirja ja ütleme, et ma tahaks motole natukene pilti ka juurde saada, ei pea hakkama otsima kuskilt internetist taga seda, vaid kirjeldate ära, et ole hea, lisa siia üks jalgrattaga sõitev looduses üks inimese pilt ja ilusti Copilot leiab selle ja asetab selle siia. Ja mis on veel siin, nagu ma olen maininud, üks asi on saate siia kirjutada, teine asi on saate siia neid prompte nii-öelda valida, mis ta ette annab, või saate ka siis dikteerida lihtsalt, et kui te olete kuskil parasjagu sõidate või olete kuskil tee peal autos või mis iganes või lihtsalt laisk, nagu mina, siis saate ka talle ette anda siis nii-öelda mikrofoniga nuppu võtades, et ole hea, tee siia, muuda need värvid näiteks siniseks või roheliseks või muuks asjaks, eks ole. Et siis presentatsiooni nii-öelda pealkirjad, lõpud ja nii edasi on siis kõik ühtemoodi ja mis ta siia veel lisab, näiteks on kõikidele ka need esitaja siis need notes'id, märkmed, eks ole, presentation note, presenteerija need node'id, et need genereerib ka teie eest ära, et saab siis neid kasutada, et ei pea neid siia alla ise toksima, on ju. Jaa, et väga äge ja kasulik nii-öelda võimalus jällegist PowerPointis, mida ma ise olen kasutanud. Võtame korra Teamsi veel ette, vaatame, mis seal chatis tehas on, kui ma rääkisin koosolekutest, rääkisin nendest koosolekute kokkuvõtete tegemistest ja nii-öelda järgmistest nii-öelda soovitustest, sammudest, action itemitest ja kogu sellest on ju. Teine asi, nagu ma mainisin ka alguses, et seda müra on jube palju ja hästi palju niisugust vestlust on läinud emailist Teamsi või chati, mis iseenesest on justkui hea, et sul ongi niisugune kiire vahetu suhtlus saad ära teha seal chatis, et sa ei pea iga pisiasja peale emaili saatma, eks ole, et siis tekivad veel hullemad need 25 korda reply to all emailid, eks ole. Teisest küljest on, kui see chat on nagu olemas, inimesed kasutavad seda eraelus ja tööelus, siis kõik eeldavad, et sa oled kogu aeg 24/7 saadaval ja sinna ikka tuleb seda nii-öelda infot meeletult, on need siis üks-ühele chatid, on need grupid chatid, et siis samamoodi Copilotiga nupukene siin üleval, mis me siis saame teha ja siis saatke öelda, et pole siin jõudnud viimasel päeval seda nii-öelda emaili seda jada nagu vaadata, et praegu on küll üks-ühele vestlusnäituseks, aga kui on eriti, kui on veel need grupi chatid, eks ole, siis saad ka öelda, et ole hea, tee mulle niisugune kokkuvõte või et mis siin nagu täpsemalt räägitud on. Kõige tähtsamad siis räägibki, et siin on räägitud mingisugustest antud juhul varuosadest, mis on need riskid ja nii edasi. Okei, küsin siit meile lisaküsimuse, et kuidas siis inimene selle kohta nii-öelda, mis ta sellest nii-öelda tunneb selle kohta. Et see on ka päris huvitav päring, et koosolekutel saad siis Copilot aeg-ajalt annab soovituse, et what is the feeling või how the participants is feeling, mis nad siis tunnevad, eks ole. Et mult on küsitud ka koolituste ajal, kas siis Copilot siis saab aru ka inimeste nii-öelda tunnetest, et kas nad on siis nagu natukene tigedad või on nad siis rõõmsameelsed või entusiastlikud, on ju. Et ei tea kas ta sellest tonaalsusest päris aru saab, kui sa nagu räägid, aga siis selle teksti põhjal ta siis annab siis selle nii-öelda kokkuvõtte, et mis inimesed siis antud teemadest nagu arvavad. Ja ütleme, et
samamoodi nagu ma ütlesin, et siin annab neid nupukene siin all, alati annab siis nii-öelda soovituslikud päringuid, ütleme, et mis siis antud viimase päevade või päeva jooksul on siis lahti olevad siis nii-öelda teemad, et ma muusse sellesse ei jõuagi süveneda ja siis ma saangi vaadata, et okei, need chatid on ju, et okei, siin räägiti midagi varuosadest ja nende saatmisest, okei, lähen siia nupukese peale, alati siis, kus ta selle info võtab, ta annab nagu väikse siis spikri ka, eks ole, et kus see info nagu pärineb ja siia peale klikkides viib ta siis sellele konkreetsele vestluse peale, et kus see info tuli, eks ole. Või siis, kui me räägime emailidest või kui me räägime näiteks dokumentidest, siis ta samamoodi annab alati väikse nupukese sealt, et kus see info pärib on. Ja kui ma Teamsis küsin mingi küsimuse Copilotilt, siis ta ütleb ka, et see tuli sealt näiteks SharePointist ja see tuli Teamsist sealt ja nii edasi. Saame siis vaadata, et mis see vestlus oli, et järgmine teema, kus see info tuli, okei, chatidest ta nii-öelda märgib ära ja toob välja need vestlused, et kus see nii-öelda pärit on. Saad need kõik ilusti üle vaadata, mis on siis nii-öelda viimasel topikud on nagu üleval, lahtis olevad, need üle ja siis saad vastata ja teha siis nii-öelda oma peas järeldused jällegist. Hoiab ilusti aega kokku. Nii. Võtame siis korraga whiteboardi, et seda nagu väga palju ma ei näe, et nagu kasutatakse, aga nüüd tänu sellele Copilotile on seal ka päris huvitavaid asju saab nii-öelda teha. Jällegist ütleme, et meil on siis valmis üks nii-öelda teema, et varuosade siis tagasi kutsumine, kirjeldame selle nii-öelda ära, me saame siis, tuleb meil siis sükene ajurünnak tiimiga, kirjeldame ära selle sisu mõne lausega, millest see ajurünnak siis nii-öelda koosneb, mis on tulemas ja saame siis nii-öelda natukene hakata seda struktureerima või siis täpsemaks minema. Samamoodi on siin see Copiloti nupukene ja ütleme talle lihtsalt, et ole hea, anna nõu, mida teha. Mul on vaja siis mõned varuosad näiteks tagasi kutsuda, et mis need oleks siis need sammud, mida me peaksime siis tegema, et see asi saaks tehtud ja tulevikus oleks nii-öelda selle peale mõeldud ja tulevikus käiks see nii-öelda automatiseeritult. Ta annab meile kohe soovitused, et mis võiks teha, ütleme, et genereerime natukene juurde, nendest on natukene vähem. Vaata üle dokumentatsioonid, tagastuse, igasugused nii-öelda instruktsioonid ja nii edasi, väga hea, meile sobib 12 nii-öelda ideed ajurünnakuks. Ja siis annab kohe valiku, et need on siin ilusti kirjas, et okei, kategoriseeri need ära, mis need siis nagu tähendavad. Okei, kasutaja tugi, tema nii-öelda taskid, tootmine, kommunikatsioon ja regulatsioonid, et mis mingid punktid siis tähendab. Okei, mulle need sobivad, nendest piisab, need võiks ette võtta. Ja siin ma saan siis minna detailsemaks ka, et meil on need nii-öelda taskid on ilusti olemas, mis tegema peab. Võtame siit ühe taski ja ütleme, et mis sa selle kohta siis soovitad. Okei, alamtaskid, mis võiks teha, et siis neid varuosasid siis nii-öelda varuosade registrid luua. Okei, annab mulle uus soovitust jälle. Et tee siis regulaarne hooldus, mingisugune checklist ja nii edasi, on ju. Tee ka veel sükene eraldi eelarve siis, et mis see varuosade vahetamise kulu sul on ja nii edasi, et siis saame selle samamoodi öelda, et kategoriseeri need taskid meile ära ja ütleme, et väga hea, see nüüd sobib. Ütleme ka, et saame siis tee kokkuvõtte ka, et need on meil ilusti siis siin nende post-ititena olemas, me saame aru, aga tee meile kokkuvõtte ka, et mis need tegevused siis peaksid olema, mida ma saan võib-olla siis jälgida, jagada kuskil
Teamsi grupis, emailis, kus iganes või jättagi siis amma whiteboard'i ja öeldagi, et väga hea, meil on siin kogu see info olemas, meil on olemas task'id, alamtask'id ja meil on olemas ka siis tegevuse nii-öelda siis kava. Vaatame üle, okei. Ootame selle ekraanil ära ja brainstormil justkui aega kokku hoitud kõvasti. Jah, et ma ei tea, muidugi see ongi selline kiire abimees, mida võib vaadata, aga neid samu asju, neid päringuid või neid asju võib kõike nagu muuta ka, mis tema annab, ei sobi, tee uuesti, genereeri uuesti või siis võtad ja muudad, lähed sinna sisse, muudad selle teksti ise ära endale sobivaks, eks ole. Et see on ka nii-öelda alati võimalik. Okei. Antud demod on hetkel tehtud. Kui on küsimusi, lisage sinna juurde. Me liigume siit edasi ja vaatame, mis on veel olulist. Räägime natukene turvalisusest, mida ma mainisin, et kui meil on kasutusel täna litsents, nagu ma ütlesin, aluslitsents on see siis business standard ja nüüd tuli ka Copilot võimalikuks business basicule, siis on seal olemas sellised baasturvalisused. Aga kui me nüüd selle Copiloti kasutusele võtame, tegelikult ka ilma Copilotita on ikkagist meie nii-öelda üks niisugune tugev soovitus turvataseme tõstmiseks seal pilves. Ja teie seadmetes samamoodi, et ka teie seadmed oleks turvatud, teie kasutajakontod ja nii edasi, on siis järgmine nii-öelda siis pakett on siis Business Premium, kus me saame siis tõesti hakata ütlema siis neid tingimuslikke ligipääse, mis seadmega, mis kasutaja, kust kohast, kust võrgust saab ligi. See tehakse kasutajale üsna mugavaks selles mõttes, et tema ei pea mõtlema nüüd, et ma pean siin 10 parooli sisestama ja nii edasi. See tehakse taustal ära, et kui sa siin ettevõtte andmeid kasutad, dokumente ja toimetad e-mailide ja asjadega, siis need teie seadmes ilusti turvatakse ära, kui see seade on ilusti ettevõtte kontrolli all, siis me ei pea sinu käest kogu aeg neid igasuguseid paroole küsima ja nii edasi. Et hästi kardetakse seda, et et kui pannakse peale see MFA, kahe tasemeline autentimine, ei, meie kasutajad seda kasutama küll ei hakka, et unustage ära. Aga ütleme nii, et kahefaktoriline autentimine juba EOS nii-öelda likvideerib 99% põhi nii-öelda rünnakutest teie andmete pihta. Et see on nagu esimene samm. Et see on ka olemas nii-öelda nendes väiksemates Office litsentsides olemas, aga just, et kui see teha kasutajale nagu mugavamaks ja veel turvalisemaks, siis on see Business Premium see nii-öelda pakett, mis on soovituslik kõikidele peale panna, et viimasel ajal me ikka näeme päris palju, et käiakse kas siis ründamas või õngitsemas ja neid ja endale isegi vastu meie süsteeme käiakse ja proovitakse ikka sisse saada või neid õngitsuskirju, alles hiljuti tuli siin jälle mingi arvekene, et ole hea, maksa jälle ära, et neid asju saab kõik tegelikult minimaliseerida. 100% kõike nii-öelda ei saa ette näha ja teha, et näiteks need kurikaelad on ka kavalad, aga meie poolt tuleb teha, ettevõtte poolt tuleb teha nii palju kui võimalik, eks ole. Et siis on soovitus see nii-öelda turvaline pakett kasutusele võtta. Ja kes on siis suuremad ettevõtted, siis nemad kasutavad siin e-litsentse, eks ole, kes on reeglina 300 pluss kasutajat, et ka nendel on siis samamoodi tehtud mida suurem ja kallim loomulikult, pakett siis seal on ka seda turvalisust rohkem sees. Aga mis Microsoft siis räägib turvalisuse kohta on see, ja mis on ka tõsi tegelikult ka enne juba AI-d, eks ole, et andmed, tema pakub nii-öelda seda platvormi,
ja seda funktsionaalsust, mida saate kasutada. On see email, Teamsid, koosolekud, kalendrid, Outlookid ja nii edasi, on ju. Ja kogu seda andmed on siis, mis on nii-öelda, on siis tema poolt on see platvorm, on turvaliselt kõik ära seadistatud, aga need andmed, mis seal nüüd peal on, selles mõttes, selle turvalisus on siis nii-öelda, tema neid ei puudu, tema nendele ligi ei saa. Nüüd see on teie asi siis need nii-öelda turvata selles mõttes, et kes teie ettevõttes töötajatest mingitele andmetele ligi saavad ja nii edasi. Et see on niisugune nagu jagatud vastutus. Tema vastutab, et see on turvaline keskkond ja teie peate siis koos siis IT-partneriga või IT-inimestega või ise siis vaatama, et oleks need andmed ilusti, need ei lekiks, et need oleks turvalised, õiged inimesed saavad õigetele asjadele ligi. AI puhul selles mõttes Microsoft ei kasuta seda OpenAI mootorit, mis siis kogu seda Copiloti all seda funktsionaalsust nii-öelda seda LLM-i ja seda asja nii-öelda siis toetab ja jooksutab. Ta ei kasuta seda teie andmeid siis selle treenimiseks, ehk et kui teie küsite mingi küsimuse, siis ta ei treeni seda sedasi, et nüüd teised kliendid üle maailma saavad siis tänu sellele mingeid paremaid vastuseid või mis iganes on ju, et ta on ikkagi teie päringud on teie keskkonnas ja need sealt kuskile välja ei lähe, ei treenita mudeleid, eks ole. Ja, et see on kõik paigas siis ja teie asi on siis vaadata need, et ligipääsud oleks ilusti korras, et kurikaelad ei saaks teil andmetel ligi, turvaseadistused oleks maksimaalselt ära seadistatud ja ilusti paigas. Et see tuleb siis jah ilusti IT-partneriga või ise siis majas läbi käia ja mõelda on ju, või siin saame ka meie abiks olla. Kuidas alustada? Soovitan minna vaadata, käia vaadata, toksida Google'isse Prevent Copilot, on selline leht teenused Microsoft Copilot, kus me siis kogume kõik need samad webinarid, videod, juhendid, informatsioon, uudised AI, Microsoft AI Copiloti kohta, et sealt leiab kogu värske viimase info ja tulevased kõik koolitused ja webinarid. Ja saadame selle presentatsiooni teile ilusti pärast järgi ka, saate siis siit otse linkidest minna ja uurida täpsemalt selle info kohta ja selle Copilot teenuse kohta. Okei, ma vahepeal vaatan nüüd, kuidas meil on küsimustega. Mõned küsimused on tulnud. Üks küsimus on, et ilmselt ta siis eestikeelsetest kirjadest kokkuvõtet ei tee. Kui me räägime Outlookist või ükskõik millest, siis jah, täna on vastus, et ta ei tee kokkuvõtet. Ta saab aru inglise keelest. Ma olen mingeid asju nagu testinud ja juba nagu natuke saab, aga tegelikult on jah see, et ta täna eesti keeles ei saa. Sellepärast tuleb jah oodata, et see ongi niisugune meie regioonis kahjuks suures Eestis, kahjuks on see eesti keel ikkagist viimaste hulgas, kes sinna lisatakse. Aga tasub oodata, et ja kindlasti see sinna tuleb, see eesti keel, senikaua saab harjutada inglise keelega, või siis vaadata ka ettevõttes, et ei pea ettevõttes Copilotit näiteks kõigile võtma, aga tasub nagu, mis on nagu üks mõte võib-olla sellistele peakasutajatele või aktiivsematele inimestele, et olla valmis, eks ju, kes proovivad seda, võtta 1-2 litsentsi või siis rohkem, ja kes proovivad, on valmis, ütlevad ettevõttes, mõtlevad läbi, kuidas, kas on sellest abi, kuidas oleks sellest abi, saavad maja sees infot jagada, koolitada, et jah, senikaua, kuni see eesti keel ka sinna jõuab. Kui eesti keel pole toetatud, siis kas Copiloti abi on ingliskeelsete ja muude toetatud keelte e-kirjade osas? Jah, et Copilot, kõik need keeled, mis seal mul reas olid, on ilusti toetatud. Nende puhul saab kõiki neid päringuid teha. Meile lähimad olid seal Soome näiteks, et ja nii on. Copilot peab siis olema kõigil osalejatel.
Hea küsimus. Kas Copilot peab olema siis kõikidel kasutajatel? Ei pea. See ongi see mõte, et tegelikult kuidas ka mina teen näiteks needsamad Teamsi koosolekute memod, kokkuvõtted, action itemid, eks ole, on see, et kui keegi paneb selle koosoleku püsti ja peaasi, et on pandud sisse see transcription ehk siis transkripeerimine. Kui see seal juba jookseb, ja see on õiges keeles, selles mõttes inglise keeles või mõnes muus keeles, mis on toetatud, siis mina saan pärast minna, võtta selle recap'i, ilusti copy paste selle teha ja panna kõigile kuskile sinna sama koosoleku chati või siis kuskile memosse, OneNote'i, kuhu iganes. Et selles mõttes on see hea küsimus ja ei pea kõigil olema, et üks inimene saab see toimetada ka. Ja kui te selle Copiloti litsentsi soetate endale, siis te võite ka seda nii-öelda siis vahetada kasutajate vahel, et ostate selle ühe tükki ära näiteks aastaks ja saate seda siis kasutab üks, kasutab teine, tõsta niimoodi ühelt teisele ka näiteks. Aga selles mõttes on soovitatav, kui nagu päriselt hakata kasutama seda, siis on soovitatav see ühe inimese küljes, kes seda igapäevaselt kasutab, sest ta siis nii-öelda siis sealt ettevõtte siseselt, ta õpib ka nende päringute pealt, mitte väljapoole, vaid just siseselt, siis ta annab sulle ka aina rohkem täpsemaid vastuseid, et ta õpib seda inimest ka, et mida ta igapäevaselt töös teeb, mis on need põhiülesanded, küsimused ta annab sulle nii-öelda täpsemad ja kiiremad vastused sellel juhul. Nii. Kas chati jääb kokkuvõtte kõigile osalejatele, kui korraldaja kasutab Copilotit? Kõigile ei jää, aga siis ongi see nipp, et copy paste, eks ole, kõigile. Et see näeb alati seda kokkuvõtted ja asju, kelle see Copiloti litsents on, ja tema saab siis seda ilusti jagada. Ei ole keelatud. Kas suurtest programm-manuaalidest saab ka teha kokkuvõtteid või anda küsimused ette, mida tahad teada? Loomulikult. Kui see on ilusti, siis antud juhul, kui sa tahad teha seda Wordi või Exceli sees, siis saab sealt teha 1000 lehekülge, tee minu pärast kokkuvõte. Ma muidugi praegu luban praegu, aga ma ei tea, kui ikka teeb, et selles mõttes, et info on seal, lihtsalt läheb kauem aega või kui on PDF-id ja muud asjad, siis neid saab teha siis päringuid. Ta ei saa, siis sa saad teha päringuid võib-olla Teamsis, ta käib läbi, aga pigem on see, et sul on Office'i dokumendid, mis on toetatud ja saad siis seal dokumendi sees kõige kiiremini teha või anda siis 1-2 referentsfaili ja küsida sealt siis mingid küsimused ja lasta sealt genereerida mingisugune kokkuvõte või asi. Milliseid väljakutseid ja ohte näete, kui Copilot ettevõtte töös kasutusele võtta? Kõige suurem oht on see, et teil on see kasutajate ligipääsu struktuur on võib-olla ei ole korrektselt tehtud või on ei ole üle kontrollitud, et näiteks see inimene, kes saab Copiloti, nüüd teeb päringu, põhimõtteliselt saab Teamsis minna lihtsalt teha päringu, et kui palju ülemus palka saab. Ja kui teil näiteks juhuslikult on seal kuskil need dokumendid kuskil SharePointis või kuskil seal keskkonnas ja kuidagi see ligipääsu õigused ei ole korrektselt pandud, siis see inimene saab selle dokumendi kätte, kuna see õigus on nii-öelda tehnoloogiliselt on tal olemas ja saab selle kätte. Et see tulebki läbi käia. See on üks niisugune asi, seal on olemas ka need sellised Copiloti kasutusele võtu programm või juhis, et kõik, mis tuleb läbi käia, et kas olete ise piisavalt IT-teadlikud või siis seda saab IT-partner või hea meelega aitame ise see pool läbi käia, et kõik oleks nii-öelda läbi mõeldud, ligipääsud, dokumendid. Ja, see on põhiline risk, mida ma näen. Kas isikuandmete töötlemine Copilotiga on IKÜM-iga kooskõlas?
Nüüd päris seda akronüümi IKÜM kuulen vist esimest korda, isikukaitse määrus, GDPR vist jah. Kas on kooskõlas, on jällegi see, et see keskkond, kus te neid asju hoiate, on nii-öelda siis, seal on olemas kõik need standardid, ISO-d ja kõik muud standardid ja seal on olemas ka see GDPR-i, siis nii-öelda siis GDPR-i, kuidas ma seda ütlen siis, nagu seadistamise või siis nii-öelda juurutamise nagu võimalus olemas, seda ei saa nagu Microsoft teie poolt otsustada, et kui see info, mis te sinna üles panete, on nüüd isikuandmed või ei ole isikuandmed, need peate siis teie nagu läbi mõtlema. Okei, see ma ütlesingi nagu see andmestrateegia, see tuleb nagu läbi mõelda, kui on isikuandmed, kus nad asuvad, kes sinna ligi saab ja kuidas neid siis pärast töödeldakse, kui inimene ära läheb. See tuleb teil ise nagu läbi mõelda, seal on olemas nii-öelda siis me räägime nüüd jällegi nendest kallimatest pakettidest või nende lisafunktsionaalsusest turvalisuse osas. Me saame natuke automatiseerida seda, et kui näiteks öeldagi, et kui on isikuandmed, meil endal on tehtud näiteks isikukood või selline, kui keegi tahab seda isikukoodi näiteks kuskil chatis või failis või e-mailis jagada, siis automaatselt annab see rakendus talle teada, et ei, siin on tegu on isikuandmetega, on ju, et kas me siis lubame seda saata, lihtsalt teavitame, keelame ära tal selle, iseenesest võib-olla on vaja saata isikukoodi vahest e-mailiga, on ju, siis lihtsalt teavitatakse seda. Oled sa kindel, et sa tahad seda saata, see on nii-öelda siis nupukene läheb kuskile ülesse, et meie siis nii-öelda TPO andmeturva eest vastutav inimene saab võib-olla ka sellest teada, aga see on okei, tal on see lubatud, eks ole. Et seal tuleb siis natuke neid seadistada, see tuleb nagu ise läbi mõelda, et see ei ole siis nagu Copiloti ja Microsofti teema, aga me saame siis öelda näiteks seadistada niimoodi, et tõesti, kui sa Copilotiga päringu teed, siis isikuandmeid sulle ei kuvata. Et selliseid asju, mehhanisme saame me seal nii-öelda kinni panna, et üldse, et neid saatmine ja nendega toimetamine on kuskilt nagu keelatud või siis on nagu piiratud või on siis kuskile läheb mingi märge üles, on ju. Et kuni nende dokumentide nii-öelda klassifitseerimist ja leibeldamist välja, on ju, aga see ongi niisugune kitsas asi, et seda tuleb nagu lihtsalt teha nii vähe kui vajalik, et need asjad on meil niimoodi tehtud, need asuvad siin, ligipääsud on sellised, nii-öelda struktuur on selline ja reeglid on sellised, et ligipääs, Copilotiga sinna võib-olla asja ei olegi. Et need asjad tuleb läbi mõelda, kui on selliseid isikuandmeid palju ja mis tuleb nii-öelda ära turvata. Et aga see on teema ja seal on need võimalused olemas ja neid peab teadma. Kas Copilot suudab Wordist olevatelt piltidelt ka info välja lugeda või teksti? See on hea küsimus. Copilot suudab pilte ise genereerida, kui ma kirjutan talle, et ole hea, genereeri üks pilt, nagu ma alguses näitasin, mul tuleb üks see webinar Copiloti teemal, eks ole, siis ta genereeris mulle sellise pildi valmis ja kui nüüd piltide pealt, ma ei ole seda ise proovinud, ma olen kuskil tiksub kuklas, et see on võimalik, aga panen selle küsimuse kirja ja saame selle sinna veebilehele üles panna KKK alla. Kas on võimalus ka mitte lubada Microsoftil treenida mudelit minu promptide põhjal? Jah, Microsoft ei treenigi mudelit sinu promptide põhjal. Et väljapoole, sisepoole on ta nii-öelda valmis teenus, et kui majas sees prompte teed, siis ta ikkagist sinu selle prompti nii-öelda siis ikkagist sinu süsteemis nii-öelda õpetab.
et ma natuke kahtlen, et sa saad nii-öelda siis mingit core funktsionaalsust välja lülitada, aga sellest, et majast välja midagi läheks see prompt, et seal võib kindel olla, et seda ei tehta, sealt ei õpetata kuskile väljapoole seda, et kõik jääb nii-öelda ettevõtte piiridesse. Okei, tundub, et hetkel küsimusi ei ole. Kui kellelgi tuleb veel midagi meelde, võib otse kirjutada meile, saadame teile info, presentatsioonid, videod ja tänan teid, et kuulasite ning järgmiste kuulmiste nägemisteni. Aitäh!